tere, Toomas Piik minu nimi ja kanali nimi toomaspiik.com. Räägin sellest, mis asi see maatriks oma olemuses siis tegelikult nagu kõige täpsemalt nagu on. Ja ma ütleks, et nagu väga vähesed on maatriksist kuulnud ja väga vähesed inimesed on sellest üldse aru saanud, aga see on nagu asi, mida tegelikult tasuks nagu väga hästi nagu teada ja tunda ja ise ka seda kasutada. Nii et selles mõttes, kui me räägime maatriksist, siis me räägime siinkohal just sellest, et maatriks on üks tehnoloogia, mida te ise enda teadvuses kasutada saate. Ja see tähendabki tegelikult sisuliselt seda, et kõik, mis teie teadvus loob, tegelikult paneb kõige peenemas energeetilises mateerias just nimelt kohe nagu tööle. Millest nagu üldse jutt käib, et mis asi on see teadvus, mis asi on üldse nagu kogu see asi, mida me nimetame maatriksiks, et kui me alustamegi nagu teadvusest ja teadvustatud olekust, siis see ongi nagu see, et eelkõige me tunnetame iseennast kui teadvust, ehk siis inimene kui nii-öelda hinge ja füüsilise keha, ütleme siis kooslus on tegelikult ühendatud vaimuga. Ja kui räägitakse, et mis asi see nagu vaim on, siis ma hästi lihtsalt ja hästi kiiresti selgitan siin selle vaimu teema ka nagu ära. Et ma lähtun tegelikult šamaanide öeldud terminitest, ehk siis, et vaim on üks ja vaim ühendab kõike. See tähendabki tegelikult seda, et me võime öelda, et me võime samastada lausa, et vaim ongi siis absoluutselt kõiges meie ümber, meie sees ja täidab kogu universumi ja ilmselt isegi terve multiversumi, mis tähendab tegelikult seda, et see on teadvus, mis on ühendanud endasse kogu olemasoleva. Ja kui me räägimegi sellest, et kui te oskate nagu ette kujutada seda, et näiteks kui te istute toas, siis see tuba on teataval määral üks osa nii-öelda teie universumist. Ehk siis kuigi ma ütleksin siin, et iga inimese sees on inimese enda universum. Ja mida see tähendab? See tähendabki tegelikult ju seda, et teie oletegi oma hingemullis, mis on siis nii-öelda ka aura. See hingemull ongi tegelikult see teie sisemine universum. Ehk siis teie ja teie sisemaailm on siis natuke suurem, kui on teie füüsilise keha nii-öelda ümber olev energiaväli. Ja mis on siis piiritletud nagu aura välimise kihiga. Me võiksime seda asja nagu praegu nii rääkida. Nii, ja see sama nii-öelda see aura, see teie siseuniversum ja see teie olemus on tegelikult ühendatud siis nagu üks selline väike mullike kogu universumi mõõtmatu maatriksiga või mõõtmatu sellise alaga, infoväljaga, kuidas iganes seda nimetada võib. Ehk siis ja ainus asi on nagu see, et teie sisene mull ühendatud kogu välise maailma mulliga, mis on nagu hiigelmull, ehk siis mille ütleme siis läbimõõt on seal miljardeid valgusaastaid. Ehk siis me oleme kõik selle mullikese osa. See on täpselt sama, et kui siin juba räägitakse nüüd, et inimesel on 37 triljonit rakku, siis ja et selles rakustruktuuris iga päev vahetub välja miljoneid rakke, ehk siis rakud nagu poolduvad, vanad rakud lihtsalt hävivad ära, organism tarbib need ära, organism viib need kehast nagu välja, siis täpselt sama asi toimub nagu selles suures universumis, ehk siis inimesed elavad, siis tema hing nii-öelda tarbib oma energia ära, tema otsus saab läbi ja siis ta nagu läheb nii-öelda teispoolsusesse ära, mis tegelikult on ka meil siin samas universumis sees olemas. Nii et selles mõttes me vahetame lihtsalt nagu mingis mõttes dimensiooni ja kaotame ära selle füüsilise keha. Okei, aga räägime siis nagu teemaks ikkagi jällegi sellest, et mis meil siin siis selle
selle vaimuga nagu seoses on, ehk siis et nagu indiaanlased ütlevad, et see vaim on siis kõikehõlmav ja tegelikult sellel vaimul on nagu omaette teadvus. Et me võime siin rääkida ka tegelikult nagu väga suurest samasusest selle kohta, et kogu see maatriksi jutt, millest nagu siin nagu kogu aeg teema on, et see maatriks ongi tegelikult seesama või väga sarnane võrgustik, kuigi ma arvan, et ta on natuke erinev asi ikkagi sellest vaimuenergiast. Ja noh, ütleme siis nii, et kui me räägime lihtsalt puht nagu teaduslikku keelt, siis ja füüsikat ja kvantfüüsikat, siis kogu see maailm oma nii-öelda pisikeses mateerias ja oma makromateerias on tegelikult nagu alati olnud ühendatud. Ainus asi on see, et meie nii-öelda mõistus, meie teadvus, meie reaktsioonid, emotsioonid on tegelikult need asjad, mis siis tegelikkuses meie sisest universumit muudavad. Ehk siis ma räägin sellest, mis on see meie hingetasandi energia. Ja noh, kui te kujutate ette, et te oletegi üks väike selline mull ja selle mulli sees tegelikult toimubki üks väga korralik selline energiate muundumise protsess kogu aeg. Siis see tähendab tegelikult ka seda, et me väga palju oma mõistuse tasandilt laseme enda teadvusel muutuda. Et suuremalt jaolt ikkagi me teeme seda mitteteadlikult. Mida see tähendab? See tähendab seda, et me oleme õppinud terve oma elu teatavaid erinevaid mõtteid, reaktsioone, mingisuguseid asju enda sees. Noh, see õppimise nimetus siinkohal ma ütleks ei ole nagu kõige korrektsem. Ma ise ei oska tegelikult isegi nagu välja tuua, mis asjad, mida tegelikult tähendab õppimine. Ma pigem ütlen seda, et kui ema vihastab laste peale, ütleb, minge õppima, siis tegelikult mida see tähendab? See on see, et lapsed peavad minema tegema mingit tegevust, millel tegelikult puudub igasugune lõpptulemus. Kui me laiendaksime õppimise mõtte sellele, et meil on tegelikult vaja aru saada millestki, siis kui laps loeb mingit teksti ja ta saab aru sellest, millest selles tekstis kirjas midagi on, kui ta sellest infost aru saab, siis hakkavad asjad hoopis teise mõõtmesse minema. Mis tähendabki tegelikult sisuliselt seda, et arusaamine on kõige tähtsam asi. Mõni nimetab seda taipamiseks, mina nimetan seda arusaamiseks. Asja nagu point ongi see, et me teadvustame ära endale, asi on tegelikult hoopis selles, et see, mida Toomas siin praegu räägib, ehk siis millest ta räägib? Ta räägib tegelikult mingisugusest sellisest tehnoloogilisest teadvustamisest, mis inimese teadvuse kaudu muudab mingisugust informatsiooni. Ja mis mõttes see informatsiooni muutmine on ja mida ta siis nagu annab, on tegelikult see, et kui te soovite väga midagi saada, kui te soovite näiteks mingit, kõige lihtsam asi, et soovite mingit materiaalset asja saada, siis te hakkate nagu ju tegelikult soovima seda. Te hakkate enda teadvuses tekitama nagu sellist nii-öelda nagu seisundit või tunnet, et teil on nagu selline asi nagu olemas. Et näiteks mehed tahavad iga kevad saada uut autot, mis on nii-öelda naljakoht küll, aga paljud elavadki selle nimel, et kogu aeg peab auto uus olema, sest siis ma paistan edukas. Aga ütleme, see ongi teataval määral üks selline muster, kõik tahavad näida edukad, aga tegelikult mis asi on edukus üldse? Edukus on ju tegelikult mingisugune hingeseisund. Et kui sa oled rahul sellega, et sa oled suutnud saavutada midagi, siis oma olemuses sa oledki justkui nagu kriteeriumiga edukas. Ja kuidas seda siis saavutatakse? Aga saavutataksegi see läbi sisemise teadlikustamise. Ehk siis sisemine teadlikustamine ju tegelikult tähendabki seda, et te olete jõudnud ühe unistusega sinna maani, et te hakkate oma unistust realiseerima. Mida see tähendab? See tähendab tegelikult seda, et teil ongi nagu tahtmine ja vajadus oma seda unistust nii-öelda saada.
te ei mõtle selle peale, kust te nagu raha võtate, et seda osta, pigem teil on just, te toidate tegelikult seda sisemist enda nagu tunnetuslikku teadvustatud seisundit, mis siis oma olemuselt peaks andma teile just nagu sellise mõnusa nagu enesekindluse ja teadvustatud oleku, et jah, ma olen esiteks seda asja nagu väärt. Teiseks on see, et ma tõesti olen valmis ka seda vastu võtma, sest üldjuhul on väga palju nagu selliseid soove, mida me nagu kuskil kuklas nagu soovime küll, aga siis lükkame selle ikkagi nagu tahaplaadile, et ei, ma ei ikka, kas ma ikka peaksin nagu seda saama ja kas see nagu oleks minu jaoks nagu sihuke hea asi või kas ma seda nagu peaksin üldse nagu endale lubama. Siis ongi see, et mida te teadvustate. Kui te teadvustate endale seda, et te ei peaks endale seda lubama, siis see asi lihtsalt niimoodi lähebki. Aga see tähendabki seda, et te küsite ja te ei saa, ehk te küsite seda, mida te nagu endale ei luba. Mis tähendab tegelikult seda, et teie teadvustatud olekus on esinenud nii-öelda soov, mille, ütleme siis, mille täitumisse te tegelikult natuke nagu usute, aga tegelikult olete te täiesti nagu veendunud, et see ei ole nagu teie jaoks. Mis tähendab tegelikult seda, et sellega te nullite oma soovi lihtsalt ära. Maatriksi tehnika siin kohal või see tehnika on nagu üks osa tehnoloogiast. See tähendab tegelikult nagu seda, et sõna otseses mõttes nii-öelda ehitate enda sellise sisemise soovi nagu sellisesse versiooni, et teil tekib nagu väga tugev enesekindlus sellest, et jah, ma saavutangi seda. Ja siinkohal nii-öelda te tegelete sellega nii kaua, kuni te jõuategi absoluutselt selle arusaamiseni, et see ongi võimalik. Ja kui teie nii-öelda hingetasandist kiirgab välja tunne, et ma olen väärt seda asja saama ja ma olen nagu võimeline seda saavutama ükskõik mil moel, siis tegelikult sellega te panete enda teadvuse nagu hoopis teise võtmesse tööle. Kui me räägime sellest, et inimene, kes enda sisemaailmas on loonud nagu seisundi, et jess, ma saan selle, siis tema nii-öelda sisemine jõud hakkab nagu arenema sellesse versiooni, kus ta sõna otseses mõttes hakkab välja kiirgama just seda lainepikkust ja seda enesekindlat energiat, mis loob teie ümber välja. Kõigepealt ma räägin sellest teie enda sisemisest aura seisundist. Ehk siis see seisund teie sees loob sellise tugeva info välja, kus te sõna otseses mõttes olete lõhkemiseni uskumist ja uskumusi täis, et te suudate saavutada ükskõik mida. Sellega, kui see nii-öelda teie aura mull on täidetud 100% just sellise tugeva sooviga, siis mingist hetkest see mull teie sees hakkab kiirgama väljapoole. See tähendab seda, et see kiirgab välja sellesse suurde maatriksisse, sellesse suurde vaimu välja. Ja sealt tegelikult nii-öelda see võnge läheb hoopis võimsama võnkena nagu edasi. Mida see tähendab? See tähendab seda, et see info võetakse vastu universumi poolt ja see universum, kes on saanud selle tugeva võnke, hakkab seda mateeriat koostama sellisel kujul, et see teieni jõuaks. Ehk siis see, mida te kiirgate välja, seda hakkab mingist hetkest universum teile tagasi tooma. Ehk siis mida see tähendab? See tähendab tegelikult seda, et teie sisemine jõud läheb nii tugevaks, et te käivitate selle universumi energia sellisel kujul, et see sõna otseses mõttes hakkab nii-öelda koondama seda mateeriat, mida teie soovite. Ja see ei ole tavaliselt mitte nagu selline lihtlabane soov, mida teie arvasite. See tuleb alati oma kvaliteedilt kõrgem kui see, mida te soovisite. Nii et kogu selle asja nagu olemus, millest ma räägin teile, on siis nii-öelda see nii-öelda teadvustamise tehnoloogia ehk siis maatriksi loomine, mis tegelikult tähendab
suuremas plaanis ka seda, et teie sisene maatriks, see on see, millest me räägime, mis ei ole nii-öelda väga uskumuste aldis, et ma võiks kunagi terveks saada, et ma oleks võimeline teenima suuremat palka, et ma oleks võimeline oma elus õnnelik olema, näiteks selliseid asju. Ehk siis need on mustrid, mis on teie sees kinnistunud, mis ei luba teil seda olla. Te sõna otseses mõttes saate õppida seda kõike muutma. Tähtis ei ole see, milliste tulemustega te sellesse jõuate. Tähtis on see, et teil on soov oma soovid täide saada. Ja Matrixi tehnoloogia annabki need võimalused. Nii et sõna otseses mõttes, miks ma seda nagu räägin, ongi nagu see, et mida rohkem te nii-öelda selle teemaga tegelete, seda rohkem te sellest nagu kasuga saate. Ja siinkohal ma ütlen, et nii-öelda olge kursis sellega, kus ma liigun, kus ma seminare teen. Ja mul on seda seltskonda, kes regulaarselt seminaridel käib, on päris palju ja nad on väga huvitatud sellest, millal uuesti nagu asjad edasi hakkavad minema. Et siinkohal ma ütlengi, et mingist hetkest tuleb sellises kanalis, mille nimi on thomaspeak.com ehk siis selline kodulehe number või vabandust, kodulehe nimi. Seal hakkab olema ka nii-öelda üleval informatsioon, kus te seda informatsiooni nii-öelda saate seminaride kohta, kui ka selle kohta, kus ma käin tegemas nii-öelda neid Matrixi nii-öelda meetodeid. Ma ei saa nimetada, et see on tervendamine. Et ma pigem nimetaks seda Matrixi tegevust just nagu korrastamiseks. Ehk siis mida see tähendab? See tähendabki tegelikult seda, et kõik need teie sisemised nagu mustrid, mis takistavad teil olla nagu õnnelik, rahulolev ja terve. Need on teie enda loodud mustrite tagajärg. Ja nende mustritega ongi nagu see probleem, et ei saa nendest nagu ise nagu jagu. Minu huvi on see, et mina aitan teil sellest kõigest sellele pihta saada, sellest asjast nagu jagu saada. Ehk siis te võite nagu elada täiesti õnnelikku, rahulolevat ja tervet elu. Keegi ei saa teid sellest takistada. Ainus asi on see, et teie enda sisemaailm on see, mis suudab need asjad kinni panna. Aga siinkohal ma praegu lõpetan ja räägime mingist hetkest